Ja 25. september Lindy Hopi algkursus. Täna alustasime sellest, et vaatasime sellist sammu nagu toss and cross või siis eesti keeles solgutamine ja välja näeb see nii, et meil on roppuste palju, tagasi, roppuste palju, tagasi. Kui me siis kõrvuti tantsu võttes seda alustame, siis rockstepi ajal juba avan nii ennast kui paarilist. Ja kui ma tahan siis lõpetada, käin kõrvuti ja otsin siit paarilise käe ja siis saan jääda siia edasi. Edasi vaatasime väga levinud tantsuvõtted Lindy Hopis, kus me oleme vastamisi, aga ühendatud on meil ainult parem käsi või järg ja parem ja vasak. Ja sellest käehoiust või tantsuhoiust on mul võimalik siis paarilist enda poole tõmmata, endast eemale lükata ja teda ka siis pöörata kas ühele poole või teisele poole. Oluline on siis see, et järgija lukustab oma õla ja mõtleb sellele, et ükskõik mis suunas ma lähen, ma tahan juhtida tema keha kas siis enda poole või endast eemale või siis seda pöörata ühele poole või teisele. Ja vaatasime siis lihtsaid asju, mida me saime teha sellest ühega hoiust, et väljasaatmine ja lõpetada ühe käe hoiuga ja kokku tulemine. Ehk siis send out ja pulling. Ja lisasime siis siia kokkutulemise lõppu väikese pöörde, et saadan paarise välja ja kokku tulles siin samm osa juures siis teen väikese pöörde juurde, kasutades ära seda hoogu, millega paariline minu juurde tuleb. Vaatasime ka vastamisasendis kokkutulemist käe all pöördega ja välja nägi see nii, et meil on rockstep palju, astun palju. Saadan jälle paarilise välja ja saan juhtida ta enda kõrvale. Ja siin oli siis ka variatsioonid meil, et saime seda sama asja teha ka kahe käe hoiust, et kui ma olen ära teinud rockstepi, juhin paarilise enda poole ja lasen selle käe lahti ja saan lõpetada jälle kõrvuti. Vajun, astun. Ja vaatasime ka seda, et me saame seda kokkutulemist lõpetada ka vastamise asendis, sel juhul me lihtsalt vahetame kohad. Rockstep tuleb, astun vaim,